Kiri armas. tore on sind jälle siin kohata. Et olen tulnud läbi sellisest mõnusast, väga energeetilisest ja töökast nädalavahetusest ja tahtsin sinuga jagada lihtsalt, kui oluline on nendel hetkedel, kui sa ei raba mitte midagi teha, luua enda sisse rahu ja selline lihtsalt olemist. Et rahuseisund aitab sul tõusta palju kõrgemale. Rahuseisund tekitab uusi teadmisi. Rahuseisund toob uusi mõtteid. Sinu looming võib hakata voolama. Et peatu korraks ja sule silmad ja küsi endalt, et mis on see, mida ma praegu tahan, mis on see, mida ma praegu soovin ja et vahest on nii, et me valetame iseendale nii julgelt kohe, siis me võiks ju küsida hoopis, et tõde, mis on see, mida ma praegu tegelikult tahan, mis on see, mida ma praegu tegelikult vajan. Ja siis tunneta. Mina tunnen, et mina tahan praegu valgust, ehk ma vajan valgust. Ja see valgus on mitte see päevavalgus või et ma panen lambi põlema, vaid et see on see tunne, et ma vajan siin seda ruumi avardumist, energeetilist valgust, südamevalgust. Tunne, kuidas see kõik nagu voolab mööda keha edasi, jalgadesse, kätesse, aga põhikoht on siin. Ta nagu liigub vaikselt, aga impulss on siin südamekeskuses ja nii oluline on märgata kõike seda kehas. Küsi endalt veel, aga mis on see, mida ma päriselt vajan? Ma näen, et inimesed vajavad seisma jäämist. Nad vajavad sellist vaikust või ehk selline orav rattas, igapäevane oras ratta jooksmine. Et kuidagi sellest tahavad maha astuda, aga ei saa ega oska. Ja neil on tunne, et nad ei tohi peatuda, sest muidu kõik jääb katki. Just kui nad jääksid millestki siis ilma, kui nad kogu aeg või kui nad oravrattast maha astuvad. Ja see on nagu illusioon, et nad kogu aeg trambivad selles rattas ringi ja siis arvavad, et nad saavad kõik. Kui palju tegelikult jääb inimeste elus saamata seetõttu, et nad ei märka elada elu, vaid nad lihtsalt elavad fookuses mingisugusest plaanist. Või nad töötavad mõne ettevõtte heaks, siis nad elavad selle ettevõtte visioonide järgi. Saavad puhkust võib-olla 2 korda aastas, 2 nädalat. Tihtipeale on ka nädalavahetus ja õhtused tunnid on nagu töötähe all. Kogu aeg peab nagu kuskile jooksma. Aga millal on see hetk, kui sa peatud ja küsid, et mis on see, mida mina tegelikult tahan? Mis on see, mida ma tegelikult vajan praegu? Ja siis sa päriselt võtad vastu ka selle. Mitte ei hakka rääkima, et aga mina ju ei saa ja mina ju ei tohi ja kuidas ma teen seda ja mul ei ole võimalik ja mul ei ole raha ja nii edasi. See universumi süsteem siin töötab nagu nii hästi inimkonna hüvanguks selles mõttes, et kui inimesed panustavad iseendasse ja annavad välja kõike seda, mida nad peavad välja andma endast, käivad mööda oma õiget eluteed,
siis universum hoiab neid. Energiamaailm toidab neid. Aga kui sa rabad hommikust õhtuni tööpostil või ka rabad kodus, teenides oma perekonda ja nii palju, et sul isegi pole võimalust maha istuda ja puhata ja elada iseenda jaoks ja teha seda, mida sina tahad teha, siis see ei ole ju mitte kuidagi vabadus. Su soovid ei saagi täituda selliselt, nagu sa sooviksid. Sest üldjuhul, kui sa elad teiste nimel, siis sul ei olegi soove. Sul on mingisugune igatsus, millele ka tihti ei oska näpu peale panna, aga tegelikult on see igatsus olla vaba kõikidest kohustustest, vaba kõikidest soovidest ja sundustest. Inimesed lihtsalt tahavad olla ja neid inimesi üha rohkem tuleb välja, neid minu juurde on sattunud nii palju. Nad tahavad lihtsalt olla, nad tahavad olla õnnelikud. Nad tahavad elada oma elu. Aga nad on kaotanud kontakti iseendaga, nad on kaotanud kontakti oma päris soovide ja päris tahtmistega. Sest tihtipeale me elame suures ühisväljas, kus me hakkame äkki ühtemoodi asju soovima ja tahtma, märkamata, et need ei pruugigi meie omad olla, vaid me kogeme seda teiste energiat ja teiste soovi ja teiste tahtmist. Peatu lihtsalt. Ütle stopp mõnedel hetkedel ja päris paljudel hetkedel ja võib-olla igal hetkel. Ütle endale stopp. Leia need võimalused, et võtta aeg maha. Lihtsalt jääda seisma, olla vaikuses, hingata, märgata seda, mis sinu ümber toimub. Minna loodusesse ja märgata, milline loodus on. Kas sa paned tähele, et tihtipeale on nii, et kui kevad algab, et puud on raagus ja siis järgmine hetk sa märkad, et kõik on juba rohelised ja suured lehed on peal puudel. Kus vahepealne aeg jäi? Sul puudus kohalolu. Sa ei märganudki seda, sa oleks nagu unes olnud. Ja neid hetki võib igasuguseid elus olla. Tihti on nii, et sa istud autorooli ja sa lähed mingisugusesse oma maailma ära ja siis avastad äkki, et aga ma olen juba kohal. Aga kuidas ma kohale sain, seda ma ei mäleta enam. Nagu autopiloodil oleks sõitnud. Ja terve elu võib sul olla autopiloodil. Lihtsalt pane tähele kõike seda. Kui sa peatud maailm, täiesti valesti läks praegu see. Kui sa peatud, siis maailm sinu ümber võtab sama kuju. Sa hakkad märkama päriselt. Ei ole tormamist, ei ole jooksmist, on vaid rahu sinu sees ja sinu ümber ja maailm peegeldab sulle vastu. Nii et küsi endalt, mis on see, mida ma päriselt tahan? Mis on see, mida ma tegelikult tahan? Ja hakka kuulama neid vastuseid, mis tuleb sinu seest. Just siit. Mitte mõistusest. Mõistus ütleb, et ma tahan autot, ma tahan seda autot, ma tahan ühte, teist ja kolmandat ja siis mul oleks mingi ülihea nutitelefon ja siis ma tahaks süüa kalamarja ja kõike muud ja käia seal sellel kruiisil ja minna sinna reisile ja tahaks ikka luksusklassi ja. Aga sinule hingel on teised soovid. Sinu hing üldjuhul tahab lihtsalt seda olemist. Ta tahabki rahu, ta tahabki armastust ja ta tahab koju. Sinu pakkuda on see, et kas sa lood oma keha hinge koduks, kus tal on päriselt hea olla, kus ei teki seda ärevust ja rahutust, et kogu aeg on kuskil midagi muud, et ma tahan ära siit, ma tahan sinna kõrgele, sinna koju, kust ma tulin. Sina saad kõike seda luua. Sina saad luua seda, et sa tunneksid ennast hästi. Mitte keegi teine ei saa.
sa justkui arvad, et keegi teine tahab, aga see on müstiline illusioon. Sest meile on nii õpetatud, et naine igatseb meest, et mees armastaks teda ja siis ta tunneb ennast hästi. Aga tuleb mees ja korraks ongi tore. Ja siis ühel hetkel naine saab aru, et aga ikka ei ole hästi kõik, et ikka on mingisugune rahutus sees. Ja see on ainult üks näide, neid inimesi on ju palju, kes tunnevad nii. Ja see koorem, mis pannakse teise inimese peale, sinu enda vastutus nii-öelda, mis sa annad teisele inimesele, et las ta vastutab minu elu eest, see on väga raske kanda. Ja tihti on nii, et inimesed võtavadki teiste elude eest vastutust ja kannavad seda ja ühel hetkel ei jaksa enam, sest enda elu eest on ka vaja nüüd vastutus võtta. Ja mida sa siis teed? Kas siis ei olegi muud, kui tuleb hakata jupikaupa vastutust tagasi andma? Teiste elu eest vastutus tuleb ära anda kohe, kui märkad seda endal olevat. Vastutada saab ainult iseenda elu eest. Ja laste elu eest siis nii kaua, kuni ta sinu energiaväljas on. Siis sa hoolid ja armastad. Nii et võta kaasa siit sellest videost täna see sõnum. Et oluline on see, mida sa päriselt tahad. Oluline on see, mida sa tegelikult tahad. Ja küsi neid küsimusi. Iseendalt. Nii kaua, kuni hakkad vastuseid saama. Ja siis sa märkad, et maailm võib olla hoopis teistsugune. Ja siis sa märkad, et sul on võimalus enda maailma muuta. Ja siis sa märkad, et teisiti on ka võimalik. Ja siis sa hakkad leidma neid lahendusi, kuidas teha oma elu selliseks, et sa päriselt naudid seda elu elamist. Et sulle päriselt meeldib teha seda, mida sa teed. Sulle päriselt meeldib süüa seda toitu, mida su keha küsib. Mitte seda, mis reklaamitakse televiisoris või siis kus iganes. Nii et naudi oma elu. Tšau, tšau.